On kuum juulipäev Miami Gardensis, Floridas, kus politsei reageerib teatele kogukonnakeskuses toimunud otsasõidust ja põgenemisest, mille tagajärjel sai 3 inimest vigastada. Jah, midagi sellist oli just siin. Sõitis sellest üle? Jah, ta kriimustas mind rinnalt peegli või millegi taolisega. See naine, tal oli suurepärane auto. See oli suurepärane auto, mis siin seisis. Tacoma pickup. Suurepärane tumedat värvi Tacoma pickup. Dodge Tacoma? Tume. Suur tume Tacoma pickup. See seisis seal, me ei teadnud. Dodge Tacoma? Tacoma. Toyota Tacoma, kuhu poole? See läks siit alla, läks sinna poole, nii et see läks sisse. Kui kaua aega tagasi see juhtus? Umbes 5 minutit tagasi. Sest see hüppas sellele krahi paberile. Ei, me ei näinud kedagi, sest oli pime. See oli siin, läks alla. Esmareageerijad aitavad ohvreid, kes ütlevad, et kontrolli kaotanud juht sõitis neile otsa ja põgenes sündmuskohalt. Üks naine, kelleks tuvastati 67-aastane Patricia Garner, viidi kriitilises seisundis helikopteriga haiglasse, kus ta politsei andmetel suri mõni päev hiljem traagiliselt. Teised 2, kelleks olid Patricia täiskasvanud poeg ja kogukonnakeskuse töötaja, said juhtumis vigastada, kuid jäid ellu ja viibivad endiselt sündmuskohal. Järgmisena kuuleme ohvritelt ja mitmelt tunnistajalt. See juhtus siin all. Me kõik seisime niimoodi muide Ja kuulsime, kuidas autoratastega sõitis. Ma arvasin, et seda nimetatakse ära minemiseks. Okei. Ja see haarab praegu. Aga ma ei saa. Vabandust. Nad seisid tänaval. Härra, kas te nägite juhti? Ei. Ma ei näinud juhti. Keegi ei näinud juhti. Keegi ei näinud juhti. Ta küsis temalt. Kas keegi nägi juhti? Kas me saame natuke tagasi astuda? Palun astuge tagasi. Meil on kuriteopaik. Palun astuge natuke tagasi. Astuge tagasi. Palun, astuge tagasi. Ei, auto tuli siit poolt. Näete prügi, koristage prügi ära. Vaata, ei, auto sõit säärekivi otsa. Jah. See olete teie, selle juustupoeg. Ei, teeme selle ära, hakkame pihta. See kuriteopaiga lint, nad kõnnivad sündmuskohale. Mu poeg. Ja, see on kadeda inimese mõte. Siin on tema isikutunnistus. Kes on Tacoma juht? Jah, see on tema. See on see inimene, kes seda tegi. See on tema. Ta oli just hoonest lahkunud. Me vaatasime neid, kui ta hoonest möödus. Minu poeg kõndis. Kas teeksite mulle teene ja jääksite siia? Kes seda nägi? Ma nägin kogu asja, aga tegelikult ei näinud. Mul on maja, et te kõik jääksite. Palun aidake mind. Olgu. See on inimene, kes seda tegi. Imekombel toob teine kogukonnakeskuse töötaja välja kahtlusaluse andmed pärast seda, kui ta ütleb, et tegeles temaga mõned hetked varem. Põhjus, miks ma ütlen, et see oli tema, on see, et kui ta neile otsa sõitis, vaatasin ma talle otsa. Kas te olete kindlad, et tema tegi seda? Kuidas te teate? Ma mäletan mustanaarist naist. Kuidas sa tead? Ma olin just seal, ma nägin seda pealt. Ma vaatasin kogu asja pealt. See on Mazda pickup, Mazda Toyota ja Mazda pickup. Näed? Saan oma ühe surnu kätte. Olgu, mul on tunnistaja, kes annab teavet selle Tacoma juhi kohta. Juht on mustanaaline naine. Neil on teist värvi riided seljas. Lihtsalt niimoodi tuvastab politsei kahtlustatava juhina 62-aastase Sharon Coxi, kellega kohtume hiljem. Nüüd püüavad uurijad endiselt välja selgitada, mis siin täpselt juhtus. Sa nägid, kuidas ta seda tegi? Kus sa olid? Ma olin kohe seal. Kus? Pickup oli kohe siin, see oli seal taga pargitud. Oota hetk, tule üles. Sa pead patsiendiga paremini hakkama saama. Vaata seda. Tõmba seda. Mine. Tõmba seda. Vaata sinna lindi poole. Mis meil on? Lihtsalt mees ohver. Sa seisad tema ema kõrval koos nõustajaga. See on tema ema, kes on praegu kiirabi autos. Teaduseta, aga hingab. Õige. Ja ma sain tema passi andmed, ma saadan need sinu telefoni. Aitäh. Ja see on tema ema ja ta lihtsalt seisis seal. Neid on tema 2 last.
see üks poiss. õige. Ja see väike mustanahaline tüdruk seal, kes ei ole haiglane. Ja nad lihtsalt seisidki seal. Nad seisid täpselt seal, kus nõustaja praegu on. Ja nad rääkisid nõustajaga. Ja auto sõitis siit välja, sõitis neid otsa, sõitis üle äärekivi ja jätkas teed sinna poole. Kuidas teil läheb ära? Minuga on kõik korras. Kas te saite pihta? Jah, sain aru. Milline neist? Ja see oli su ema. Kus sa siis just seisid? Jah, me seisime täpselt siin. Siin samas? Jah, täpselt siin. Ma lihtsalt tahtsin seda jälgida ja siis see sõiduk sealt... Okei. Shooting out of here. As she was talking up. Ja lõid teid mõlemaid. Ja siis see läks täiesti sinna alla. Sa ei poolt näinud sind juht? Ei, ma ei näinud juhti. See juhtus nii kiiresti. Igatahes oli auto tume, toon klaas oli liiga tume. Okei, toetu Tacoma, eks? Jah, see on see. Kes veel seisis koos sinuga? Meie 3. Mina, tema ja mu ema. Sina? Sind ei löödud. Sind küll löödi. Kas sa vaatasid sulle? õige. Aga sa said siiski pihta. Sa said pihta. Sa said siiski pihta. Tema sai kõige halvem auto. Ma tean. Jah, nad läksid üle samal ajal tema ja see teine mees. Ja tema läks ka üle. Nagu üle. Ja tema läks ka üle kännu, just seal. Nii et ta läks äärekivini või läks sealt poolt ringi. Sellepärast me talle ütlesimegi. Jah, nii me tema nägu teamegi. Kas autos oli veel keegi, keda sa tunned? Milline naine? Mustanahaline naine? Mustanahaline naine. Olgu. Tal olid umbes punased juuksed. Punased juuksed. Siin on nagu tups. Punased juuksed, selline loomulikult puhvis soeng. Ja. Ta on vanem naine. Ei, okei. Tunnistajad ja ohvrid kirjeldavad, kuidas ohtlik juht kihutas läbi parklast, väidetavalt sõitis otsa ühele sõidukile ja 3 jalakäijale, enne kui ületas äärekivi ja kihutas minema. Kuid hetked hiljem räägivad uurijad töötajaga, kes tuvastas Sharoni, kui ta pakub välja võimaliku motiivi. Matt, kas sina ostsid mulle selle? Kuidas me selle naise nime teada saame? Kuidas me teame, et tema seda tegi? See mees, tema nimi on Sharon Clark. Õige, aga kuidas me teame, et tema seda tegi? See mees. Olgu, kui ta lahkus, nägin ma tema juukseid. Ta oli seespool. Ma mäletan seda. Seda ma ei unusta kunagi. Nii et kui ma sain aru, et see oli tema, sain ma tema isikutunnistuse. Ja noormees, ma ei tea, kus see noormees oli, kes siin oli. Ma tõin selle talle ja tema ütles, et see oli tema. See oli see, kes seda tegi. Ja see on tema. Ma nägin, kuidas ta ära sõitis. Põhjus, miks ma tean, et see on tema, on see, et ma just ütlesin talle, et ta ei saa programmis osaleda. Tal olid nagu lillad juuksed. Ja? See oli välja nuputamine. Sul on oma ID, paneme teid kirja, sina oled tunnistaja, sa nägid pleiti. Sa nägid kõike, jah, ma nägin seda. Ole selle tunnistajaks. Aga mina ei näinud. See on see, mida mina nägin. Ma seisan siin. Kui ma ümber pöörasin, nägin ma teda musta veokiga sõitmas. Ta sõitis neile otsa, nad lendasid. Ta sõitis neist üle äärekivi ja kihutas minema. Ja tema juuksed, jah. Okei, nii et sa tundsid ära, sest ta esitas avalduse. See tuli siit väljaspoolt. Sain aru, mida ta üritas taotleda? Care to share program, elektriaadio program. Care to share? Ja. Nii et ma arvan, et ta sai vihaseks, ma eeldan. Siis sa tundsid ta care to share'i järgi ära. Mida ta kandis? Ma tean, et tal oli kleit seljas, ma ei mäleta selle värvi, aga tema juuksed olid ainulaadsed, sest neil oli värv sees ja need olid nagu loomulik afro. Sharon, eks? Jah, ma hindan vastust, et sa kaasa aitasid. Nii, et ta läks sisse, sa keeldusid teda programmi lubamast ja ta tuli välja. Sellepärast ta oligi ilmselt pahane. Ja. See on aines asi, mis mulle pähe tuleb. Jah. Kui te saate selle veoauto, ükskõik millise veoauto, mis temaga seotud on, ja näitate seda meile, siis me kõik saame öelda, et see on temaga seotud. Teil pole sees mingit videot? Ei. Meil pole. Tunde hiljem. Detektiivid leiavad Sharoni ja kahtlustatava otsasõidu ja põgenemisega seotud sõiduki tema kodus vaid mõne miili kaugusel. See on ei. Ole ettevaatlik. Ära rebi lahti. Mida see sulle andis? Sõiduk on siin just seal. Miks? Käivitan need. Tšaa. Kas on poites?
politsei tuvastab, et Sharon oli kahtlustatav juht ning märgib politseiraportis, et tema juhiluba oli varem peatatud ja Sharon tunnistas, et teadis peatamisest. Siin näeme veoautot, mida Sharon väidetavalt juhtis, koos nähtavate kahjustustega, mis politsei sõnul vastasid sündmuskohale. Olgu, alustame. Väike küsimus õnnetuse kohta. Kas olete kunagi olnud jaoskonnas ja kas mõni ohvitser või TI siin on teid jaoskonda viinud? Kas ma võin siia sisse tulla? Kas ma võin siia sisse tulla? Ma ei näe seal kedagi. Kas on okei? On. Kas on selge? Kas mainisite ei? Ma viin teid jaoskonda. Ma viin teid. Teate, tema viid teid. Ma tunnen teid. Tunnete end mugavamalt. Kas kõik on korras? Olgu. Kas ma lähen need kinni hoida? Ma võtan ta 05 kaasa ja lähen koos temaga välja. Lihtsalt hoia mind üleval, eks? Ma võtan selle... Preili Koks, teil on autovõtmed. Näeme hiljem, kohtume jälle, sain aru. Las see on maja. Vaja on ainult autovõtit. Kõik muu võib sinna jääda. Te saate omavahel rääkida. Üks preestrile. Okei. Sul ei ole alarmi, eks, sellel? Ma ei ole autos. Ametnikud ütlesid, et Patricia oli 3 päeva elutoel enne, kui ta vigastustesse suri. Nüüd valmistus politsei Sharoni sõidukit teisaldama ja teda ülekuulamiseks kaasa võtma. 143. Kas sa saad mulle oma nime näidata? Me teeme raporti ja näita mulle oma isa ning oma väikest sõpra. Aitäh, ma olen maas. Ma olen ka maas, poiss. Ma olen ka maas, poiss. Ma olen maas. Ma parandan selle ära. Ma olen siin olnud 16 aastat. Kuule, ma ei tea, miks te olete Junese Heburja tegija. Kui sa mind tänaval näed, siis pea meeles, et sa tunned mind. Jaa, ma mõtlesin lihtsalt, et ei... Ma võtan telefoni välja ja olen valmis. Tänan väga. Aitäh. Sa ütlesin, et Teira? Jaa. Ta läheb jälle majja sisse. Ei, ta läheb. Tere. Kuradima, aga ma ei teadnud, et see tüüp oleks juba ammu käeraudades olnud. Pea meeles, selline asi on olemas. 2043 ja teiseks liiklussurm. Ma endiselt kutsusin teda väikeseks sari. Ma arvan, et see oli natuke normaalne. Pole võimalik, et ta sõidab autole otsa ja teeb seda uuesti. Ma arvan, et ta on hea tapja, kui ta oli väite. Ma arvan, et olen selle jaoks liiga vana. Ta ongi selline. Olgu. Parran nad helistavad tema isale. Ta hävitab istme sisemust. Ma ei tahtnud Varba liugu alustada. 43, sa oled hea mees. Mul on autovõtmed. Näeme minuti pärast. Jah, mul on võtmed ja pult olemas. Lõpuks viiakse Sharon politseijaoskonda, kus ta vahistamisavalduse kohaselt ütles uurijatele, et ta ei teadnud, et ta oli 3 inimest tabanud ning väitis, et kaotas sõiduki üle kontrolli, tunnistades, et oli enne sündmuskohalt lahkumist ühele autole otsa sõitnud. 62-aastane naine võeti vahi alla raske kehavigastusega liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkumise eest, kuid süüdistust raskendati hiljem, kuna üks ohvritest suri. Mõni sekund hiljem, kui oodatakse puksiirauto saabumist, teeb teine politseinik veelgi muret tekitavama avastuse. Tal on 40. Tal on 40? Ja ekstagi hoiatus, mis toimub? Ei, C-stagi korraldus saan aru. Tal on 40. Jah, tal on 40 muuni seemnekest. Ja, 40 ja tal on nendega C-stagi sõda, jah? Pole ka taga otsitav. Sünnikuupäev... See ei pruugi olla.
liiklusrikkumine, aga see tuleb Liberty maakonnast. Ilmselt öeldakse, et puudub jurisdiktsioon. Ei, mitte traditsiooniline. Ma tahan talle kiiresti läbi dispetšeri 24 teha. Teine on väljas. Brunswickist. Sherifi büroost. Saavan 2. Minu jaoks. Nii et lähen võtan ülejäänu ka. Ma olen kindel, et see on nii. Ja, meil on aastate pikkused küsimused. Kuulsid õigesti. Politseinik avastab, et see ei ole Sharoni esimene kokkupuude seadusega, kui ta leiab kahtlusaluse andmeid uurides kehtiva vahistamismääruse. Politseiraportis on märgitud, et tegemist on Georgia osariigis välja antud kehtiva vahistamismäärusega katseaja rikkumise ja liiklusrikkumise eest. Ma seisan veoauto juures. See on hea QTH. See on hea QTH. Veok on sõna otseses mõttes tema maja juures pargitud. Hei, Melo 5 ta just ära. 205. Mis sa ütled, ma ootan Toyotaga, et seda bukseerida. Ja tal on 240 vend. Üks on Brunswickist ja teine on Georgiast. Mitte lisanduv asi, aga üks on katseaja rikkumise eest. Jah, katseaja rikkumine, marihuana omamine, raja hoidmise nõude rikkumine. Tagasi sündmuskohal jätkavad tunnistajad oma versiooni sündmustest rääkimist. Ja see mees, keda ma nägin, kui ta talle otsa sõitis ja ta ümber pööras. Ja ka kõnnitee äärekivi. Nii et kui ta lahkus. Ta sõitis naisest üle. Ja ta sõitis naisest üle. Ta tabas neid täiesti üle. Olgu, sest ma arvan, et Felicia sai auto parema villega pihta. Jah, sai küll. Ja teine inimene seisis vastasküljel. Ja siis oli naine keskel ja ta jäi auto alla. Hästi, jah. Ma loodan, et te saate ta kätte. Ja, kui te saate. Mis iganes tema? Äri on selle põhjal, mida sa nägid. Kas sa arvad, et see oli nii muutlik? See oli tahtlik. Sa arvad, et see oli tahtlik. Tess ometi. Mees selle rullikuga. Ta sõitis autole otsa. Tegelikult oli ta parkimiskohal. Kas sina näed seda ka? Kas sa näed teda? Ma ei näinud, et ta sellele autole otsa sõitis. Ma nägin, kuidas ta neist üle sõitis. Kas tal oli mingi tüli nende inimestega, kes seal seisesid? Mitte, et ma teaksin, kui ta hoonest välja tuli. Siis ma ei oska öelda. Sersant, ma ei saa. Siin ees ei ole ühtegi kaamerat. Ja väidetavad siit. Ma ei ole sersandi osas kindel. Mul oli välimine luba. Ma olen kindel, et just seal. Jay. Siin näeme kahjustusi, mille Sharon väidetavalt põhjustas teisele sõidukile, kui ta parklast suurel kiirusel välja sõitis, mis tõi talle veel ühe süüdistuse. See on see auto, millele nad otsa sõitsid välja sõites, sain aru. Pole videoid, ma ei näinud ühtegi kaamerat. Ma saan siit väljakutse numbri ja kõik muu vajaliku. Jah, just siin. Veel üks lendab teisele poole, arvan, et see oli see naine, kes pihta sai. Jah, tema ongi see. Jah, tema on see, kes saab ja meil on thick tulemas. Sest ilmselt on ta teadvuseta. Ei. Ta saab sellest üle ja nii edasi. Ma kuulsin raadiost, et tal oli trauma ja sai autolt löögi. Jah, ilmselt kõik autod, mis siin tagurpidi olid, sõitsid välja ja siin oli piduri jälg. Sõitis temast üle ja kihutas otse läbi partneri. Millega? Jah, aga meil on tema andmed, ta oli sees oma asju ajamas. Nii et okei, jah. Hindan teda, aitäh. Nii et temaga on kõik korras. Ma mõtlen, okei. Palun oodake, ärge kuhugi minge. Aitäh, ma hoiasin. Kallis. See daam seal, kellel on pikad rastapatsid, ta on sotsiaaltöötaja, nii et Sharon Cox tuli sisse ja ta taotles Keerdusheri programmi. Jah, ta ütles seda. Jah, sees pole ühtegi videokaamerat. Ta tundis isiku ära, kui too lahkus. Ta sai vihaseks. Jagatud hooldus on Pineli programm, mida nad annavad talle Pineli abist. Ta lükkas tema taotluse tagasi. Ta sai meie peale vihaseks, kui ta hoonest lahkus. Ma küsisin, kuidas sa ta ära tundsid. Ta ütles, et kui ta välja sõitis, tundis ta auto ära ja mina tundsin ära sama soengu, mis tal oli. Ta oli kleit, kohevad juuksed. Ta ütles, et tunneb ta ära. Ma nägin teda.
Ma tean kindlalt, et see oli tema. Ma keeldusin talle programmi andmast, keeldusin talle survet avaldamast. See ongi see, mis juhtus. See on sinu tunnistaja. Sharon tunnistas end lõpuks süüdi mitmes süüdistuses, mis olid seotud surmaga, lõppenud otsasõidu ja põgenemisega ja mõisteti 4 aastaks vangi. See karistus pälvis ohvri perekonna kriitika, kes väidetavalt avaldasid oma rahulolematust 4-aastase vangistuse suhtes, mis oleks peaaegu vähendatud vaid 1 aastale enne, kui prokurörid kokkuleppe tagasi võtsid. Viimaste andmete kohaselt on nüüdseks 65-aastane Sharon endiselt Florida parandusameti vahi all. Tellige kohe, et saada lihtsamalt ligi Law and Crime Bodycami värskematele uudistele.